Aitäh, tere päevast kõigile. Okei, see, et mina räägin kaitsetööstuskaitsest üleüldiselt on niisugune nagu isetäitev ennustus. Ma olen kaitsega pikalt tegelenud. Täna tegelen ka ja tegelen kaitsetööstusega, ise usun sellesse ja nii edasi, aga ma ei taha kuidagi esitleda seda kui mingit tõde või fakti. Ma tahan selle üle kuidagi nagu arutada ja võib-olla siis jõuda järeldusele, mis iganes see lõpuks on. Ma kõigepealt küsin teie kõigi käest, te tegelete ise ju Eesti riigi brändi arendamisega, et mis üldse on need asjad, mis nagu väike riik peab tegema, et suurte riikide seas nagu silma paista. Mis me tegime õigesti 90. lõpus nende tiigrihüpete ja muud asjadega, millest just räägiti? Julge, läksime oma teed eristuma. Julge, eristuma. Nii, mismoodi eristuma? Mismoodi peab väike riik kõikide maailma, ma ei tea, 205 riigi julges eristuma? Lahendama mingeid probleeme, millest kõik hoolivad. Ja me peame silma paistma mingi asjaga, mis ma arvan, et kõik näevad, et tuleb, aga see adoption on väga madal nagu teistes riikides. No lihtne on silma paista ju roolijoodikutega või naiste peksmisega või midagi taolist. Aga keegi ei püüdle selle poole. 90. lõpus tiigrihüppega oli meil kogu see e-interneti kasutusele võtma. Mäletan, kui oli 2007 olid küberrünnakud. Siis tulid portugallased meie juurde küsisid, et kuulge, mis teil viga on? Who cares? Mis vahet seal on, et rünnati internetiga teid? No me rääkisime sellest, pangad võeti maha ja nii edasi. Internetipankade kasutamine Portugalis 2007. aastal oli 2%, meil oli juba üle 90%. Ehk see peab olema midagi, mis kõik saavad aru, et tuleb, võtavad eeskujuks ja kellelgi ei ole, kes siis ressursse peale hakkamist või mingit muud asja, et selle sama asjaga täna tegeleda. Ma arvan, et kaitse natukene on täna selline valdkond, vähemalt Euroopas, Atlandi üleses ruumis, kus kõik tunnevad õhus, et midagi läheb justkui kehvemaks. Täna oleme siin, homme oleme natukene kehvemas kohas. Et me inimestele ei pea nagu seda seletama. Nüüd on küsimus, et mis riigid ja kui palju teevad ja mismoodi seda midagi teistmoodi kui teised. Väike riigi eelis on see, et väike riik on alati kiirem oma asjades. Vähem inimesi, vähem demokraatiat, vähem kokkuleppimist, üksikute karismaatiliste inimeste jõud, nagu Toomas Hendrik Ilves vedas tiigrihüpete eest, on suurem, kui sama asja tahaks teha näiteks Saksamaal. Meie võimekus panna ressursse eelisarendatult on suurem. Sest ma arvan, et me oleme nagu kaitsega enam-vähem samas kohas täna, kus me oleme juba täna teatanud, et me investeerime 5,4%. Ükski teine Euroopa riik ei ole nagu nii palju teinud, on palju, kes on lubanud, aga nii-öelda päriselt eelarves ei ole teistes riikides nii palju tehtud. Eks see annab meile mingisuguse eelise. Kes oskab nimetada maailma riigid, kus on veel kohustuslik ajateenistus? No ja kes ei ole Põhja-Korea ja Venemaa ja Iisrael on üks? Soome? Kreeka, Taani? No Leedu on ka nüüd hakkab vaikselt uuesti võtma. Äkki varsti Saksamaa? No varsti Saksamaa võib-olla. Aga veel nagu üle maailma. Singapur. Õige. No Lõuna-Koreaga näiteks, Taiwan. Et kui me võtame nagu selle grupi riike, siis millegi pärast on nendes, ja sealhulgas ka Eesti on, ühisnimetaja on ka väga suur tehnoloogiale keskendatus, mingi sideriigiga, mingi selline kõrge SKP on. Võib-olla korrelatsioon ei ole seal, võib-olla see on lihtsalt juhus, aga ka müügi argumendina me oleme mingisuguses grupis, kus tegelikult on meeldiv olla. Kõige suurema SKP-ga riigid maailmas, kõige suurema tehnoloogia ekspordi, kõrgema väärtusloomega tehnoloogia valdkonnas. Ehk kaitsetööstus justkui võiks olla see, kus me nagu eristume teistmoodi. Meie huvi asjaga tegeleda on kiirem, me natukene ennustame tulevikku. Veidikene inspireerime läbi selle, võib-olla ka teisi inimesi. Kui ma olen mujal nagu üleüldiselt kaitseteemadest rääkinud, siis mul on alati olnud slaid, ma täna seda ei pannud, mõtlesin, et ma ei hakka julgeoleku juttu ajama siin, kus on kaks muutus, mis tegelikult toimusid, ütleme, poole aasta sees, 21 keskelt kuni Ukraina sõja alguseni, kus ütleme, transatlantiline muutus, lääneliitlaste tähelepanu, ressursid, mis sinna investeeritud, olid absoluutselt võrreldavad.
ja üks oli selline, mida mitte keegi ei mäleta. Kes oskab öelda, mis oli teine nii-öelda suur ütleme siis julgeolekualane muutus, kokkukukkumine 21. aasta suvel, ütleme pool aastat enne Ukraina sõda? Covid ka julgeoleku valdkonnas. Kõige enam ei mäletagi. Afganistani sõda sai läbi. Liitlased läksid minema. Afganistani investeerisid lääneliitlased tänase seisuga, ma arvan, 100 korda rohkem kui Ukraina sõjalisse abistamisse. Miks meil kõigil Afganistanist ükskõik on? Sellepärast, et kaugel. No mis veel? No, nad olid kaugel ka siis, kui me oma sõduritega seal olime, 10 tükki surma sai, 10 vigastada said. Kaua kestis, väsind. Ma arvan, üks põhiline põhjus on see, et afganistanlased otsustasid, kui ameeriklased välja tõmbasid, mitte vastu hakata. Nad andsid nagu esimesel päeval alla. Kui ukrainlased esimesel päeval alla andnud, ma arvan, kogu see toetus ja see oleks samasugune olnud. Ehk nagu kogu selle iseseisva kaitsevõimega käib kaasas mingisugune selline vahvus, selline mingi madalad vabaduse tunded, mida on inimestele nende tunnetena nagu lihtne müüa või pakendada, eriti kui väike riik teeb seda suure riigi vastu. Seal on alati siuke nagu väikse auruveduri Toomase nagu lugu seal taga. Igas riigis on olemas mingi följeton, mingi muinasjutt, mingisugune jutuke sellest, kuidas väike ja väeti astub nagu suurele jõule vastu ja siis kuidagi inspireeritakse inimesi edasi püüdlema. Et ma arvan, et see on see taust, kus me nagu oleme. Aga see on kõik siuke esoteerika. Ma arvan, et kaitsetööstuse arendamisest kui sellises mõttes on ka see ohuvärk veits esoteerika, kuigi see seda nagu kannab, aga pannes ennast kõikide maailma riikidega konkurentsitabelis kõrvuti ja miks peaks Eesti olema kaitsetööstuses parem, siis oht ei ole sellest nagu väga suur argument, sest et kui on suur oht, siis sa peaksid tegelikult lihtsalt asju kokku ostma mujalt. Mitte nii väga neid asju ise arendama. Seetõttu ma tahangi rääkida lihtsalt makrost. See on see enam-vähem kokku lubatud. Nüüd 6 aja pärast toimub Haagis NATO tippkohtumine, kus sihitakse 3,5%. See on kokku lubatud kaitsekulude tõus Euroopas. See number siin. See vahe, see on siis 220 miljardit aastas, on see, mis tuleb jämedalt lihtsalt turule juurde Euroopas. Miks see oluline on? Sest kui sa paned kohe kiiresti turule asju juurde, siis tõenäoliselt see läheb mingisugust asjade ülevalpidamisse, palkadesse ja nii edasi on väiksem, kuna sa ei jõua nii kiiresti seda teha. Sa pigem ostad relvastust, asju, tehnoloogiat. Ja kunagi hiljem tulevad need muud kulud järgi, eks ole. See on oluline seetõttu, et sellest numbrist siin heal juhul kolmandik moodustavad investeeringud. Ehk reaalselt hüppavad need investeeringud 3 või peaaegu isegi 4-kordseks ühe aastaga. Kui ükskõik mis turg kasvab 4 korda, seal lihtsalt on economic võimalus, seal on lihtsalt majanduslik kasvanja. Ja olgugi, et me räägime tehisintellektist ja muudest asjadest, siis taolist graafikut riigi tasemel ei suuda praktiliselt mitte üheski majandussektoris keegi niivõrd usutavalt tuua. Jah, võib-olla see 3,5% ei realiseeru, võib-olla see kuidagi rullub teistpidi lahti, aga see on, ütleme, see parim faktiteadmine, mis meil täna on. Otsides majanduskasvu olukorras, kus meil on need konkurentsieelised, millest ma enne rääkisin, see graafik iseenesest seletab seda ise, et me peaksime eriti majanduses taga ajama seda kohta, kus on kasv. Mitte isegi leiutama mingit uut valdkonda võib-olla, kus me mingisugust majanduslikult kasvust rääkida ei saa. Nüüd, kuidas seda nagu pakendada selliselt ühtepidi nagu siseriiklikult sellest, et inspireerida inimesi sellega tegelema, investoreid sinna investeerima, poliitikuid sinna tähelepanu panema, inimesi, töötajaid panustama. Me peame olema kuidagi pidi natukene teistsugused kui teised riigid. Ohutunnetusest me veidikene rääkisime. See kaitsetahe on oluliselt kõik saavad aru, miks kõrge kaitsetahe on parem kui väike kaitsetahe või madala kaitsetahe, kui me räägime riigi kaitsmisest, kaitsetööstuse arendamisest ja nii edasi. See on lineaarne seos. Aga
ütleme niimoodi Saksamaast lääne poole kehtib endiselt, on 2 terminit, on single use ja dual use. Ja kõik, mis puudutab single use on lihtsalt viisakas väljend, et ütlemaks relvad, laskemoon, kõik, mida on võimalik ainult sõjaliseks otstarbeks kasutada. Ja dual use on siis asi, mida võib ka muuks otstarbeks kasutada. Aga neid asju, mida sa sõjarelvadest võiksid ka muudeks otstarbeks kasutada, päriselus neid on väga vähe. Et me võime küll rakettidega teha ka mingit kiiret paki kohale toimetamist muud asja, aga tegelikult on see kõik ju umbluu, on ju. Aga mis see tähendab? Sealt tulevad ka kõik investeeringupiirangud, on see, et Lääne-Euroopas siiamaani käib kaitsega kaasas mingi selline vabandav hoiak. Et kus on moraalsed, eetilised, mingid muud kaalutlused, on ju. Aga ei soovita seda teha ja see peegeldub ka selles, et paljud inimesed ei taha oma riiki kaitsta ja nii edasi. Ehk see investeeringute vastuvõtmise keskkond inimestel seal kiiresti sinna tööle minemise, tööle hakkamise keskkond, investeeringute vastuvõtmise keskkond on täna radikaalselt teine. See muutub nagu ka protsentides mõõdetuna, ma arvan, iga kuu natukene paremuse poole Lääne-Euroopas, aga täna on ikkagi selge vahe seal. Kui me räägime kaitsetahtest Eestis, me räägime 60-70% vahel on inimesi, kes on valmis ise panustama Eesti kaitsesse. Kui me vaatame samu numbreid Britis, Saksamaal, Itaalias, siis need numbrid on hea kui 25%. Päriselt me räägime 16-17% Itaalias ja see puudutab oma riigi kaitsmist. Ma arvan, et seal keegi pole isegi läinud küsima, et mis te üleüldiselt arvate sellest, et te võiksite liitlastest sõtta minna. Nii kohustuslik aja- ja reservteenistus on oluline, kuna inimeste kokkupuutumine sõjamaterjaliga on lihtsalt suurem. Terve põlvkond iga kord esimese töökohana tegeleb riigikaitsena. See on konkurentsieelis, mida Euroopa riikides on ainult Soomes. Sellisel kujul, nagu Eestis on. Ja üleüldine startupi kultuur, innovatsioonikultuur, kõik see, mida ma tahan kogu EAS öelda, EIS, mis iganes ta nüüd see asja nimi on siin, millega te siin olete ise tegelenud, mille üle me maailmas tuntud oleme. Noorte inimeste tahe olla ettevõtja, see on väga-väga palju erinev. Me ka Frankenburgis palkame palju inimesi Saksamaalt ja Britist. Seal on endiselt inimese unistus korporatiivredelil jõuda seal oma asepresidentidest, kuhu iganes mingile uuele kohale, eks ole, kus on enam-vähem määratud, kui palju see palka saadi, kuidas see käib. Aga selline ise ettevõtte alustamine ei ole nagu unistus või ei ole nagu etalon sellest, mismoodi tegema peaks. Eesti on selles osas väga eriline. Ja see on nagu oluline tänases keskkonnas ja see keskkond mingi hetk nagu sulgub, on ju. Et sa saad olla ainult eriline siis, kui on väga vähe, kes teevad sinu moodi. Kui juba 205 riigis 160 riiki teevad sama asja, sa ei ole eriline. Ja need on need asjad, mis minu arvates võiks seda kasvu kanda. Mul oli kokku 20 minutit, ma olen sellest pool ära kuulutanud, vähemalt pool. Et ma ei tea, mõtleks mingid küsimused või mõtted ka veel publikust. Mul on selline küsimus, et teatavasti, kui mingis sektoris hästi palju raha peale kallatakse, siis peamine väljakutse on pigem selline tore terminuga absorbeerimisvõimekus. Ja. Et kas sa näed täna, et ma ei räägi võib-olla ainult Eestist, aga siin meie piirkonnas, et kas selliseks massiivseks raha peale kallamiseks on tegelikult olemas see võimekus, mis võib-olla mitte tingimata kellegi teise moona osta, vaid sellega midagi mõistlikumat siin koha peal teha, millel oleks ka pikaajaline mõju ja mis on võib-olla need ebaseksikad komponendid selles valemis, mis peavad olema täidetud, et me tegelikult selle ressursiga midagi päriselt ka teha oskaks. No see on jumala õige küsimus ja ma arvan, see on üks dilemmadest, miks see turg peab kuidagi nüüd nagu muutuma ja selline disruption peab toimuma, mismoodi see majanduslik tsükkel, mis kaitsevärki nagu viimased 30 aastat alla surus, mismoodi hakkab nüüd nagu üles minema, eks ole. Uued ettevõtted, investeeringud, inimesed ja nii edasi. Ma mäletan, ma olin veel Kaitseministeeriumis tööl, kui meil tollase peaministri juurde tuli üks teine Euroopa peaminister ja küsis umbes nõustiilis, et rääkige meile, kuhu võiks kaitseraha panna, et me ei tea, kuhu seda panna. Minu esmane mõte oli see, et mis asja lollakas oled. Et mis mõttes sa ei tea, vaata, mis nagu vaja on,
vaata, mis teil endal olemas on, ma ei tea, guugelda, milles nagu küsimus on, aga see küsimuse alltekst oli natukene sama, ilmselgelt, kui sa oled saanud Lääne-Euroopas peaministriks, sa nagu lollakas ei ole, see absorbeerimisvõime, küsimus selles, et tänane kaitsetööstuse tootmisvõimekus on selline, et sa saad asju 3 korda kõrgem hinna eest, sa saad kätte 10 aasta pärast. See ei ole nagu sõja võitmise valem, see ei ole kaitsevalmiduse tõstmise valem. Ja nüüd on küsimus, et kus see kasv saab nagu tulla. Ja see on jälle see koht, kus nagu Eestil on mingisugune konkurentsieelis, mida nagu teistes ei ole tänu oma agiilsusele. Kui me räägime nagu 4-kordsest turu mahu kasvamisest järgmise mõne aasta jooksul, siis mis tavaliselt nagu juhtub, kui pakkumine ei kasva, nõudlus läheb 4 korda suuremaks. Mis juhtub saia hinnaga näiteks, kui keegi rohkem saia ei tooda, aga tahetakse 4 korda rohkem osta. Hind tõuseb vähemalt 4 korda. Suht nagu lihtne. Et sellises mudelis ja see oli selle küsimuse mõte on sisuliselt on. Meil ei ole mõtet lihtsalt 4 korda rohkem peale valada ja siis täpselt sama palju toota. Sa saad sama palju lihtsalt 4 korda kallima hinna ja see tulemus on sama. Ja kui me vaatame kohti, kus nagu see kasv saab tulla, siis olemasoleva ettevõtluse sees tuleb ka kasv, aga see on kuigi palju orgaaniline. Et kui sa oled juba ma ei tea, Rheinmetall on 90 miljardit väärt, Safran on 130 miljardit väärt. See ei ole tõenäoline, need ettevõtted kasvavad 400%. Ei ole tõenäoline lihtsalt. Euroopas ei ole ükski ettevõtte nii suureks kasvanud. Mingi orgaaniline kasv 10-12% võib olla, aga mitte nagu 4 korda. Kus veel saab tulla ettevõttes? Saab olla olemasolevad ettevõtted, mingid teistes sektorites liiguvad kaitsesse. Palju sa ikka suudad teha? Sa ei mune oma maailma seest välja nagu suuremat maailma. Et ainukene koht, kus saab nagu selline plahvatuslik kasv tulla, on uued ettevõtted, uued investeeringud, eraraha kaasamine uute toodete tegemisse. Ja ma arvan, see on see koht, kus jällegi Eesti on nagu proportsionaalselt tugevam kui teised täna oma startupi kultuurile ja ka kapitali keskkonnale. Ja. Küsiks päevaga ja sellise küsimuse. Rääkisime just AI-st. Just paar päeva tagasi Ukraina demonstreeris, kuidas AI on droonidesse pandud ja võimeline autonoomselt ründama sihtmärki. Kuidas sulle tundub, kuidas Eesti suhtub sellesse teemasse, kas me oleme vähemalt retoorikas valmis selleks? See AI värk on kõik siuke, et ma saiadest rääkisime juba, et need saia peale pole ka AI-d pandud, et sellel AI-l on mingi suur võimalus igas sektoris. Aga mismoodi see AI nüüd konkreetselt nagu sõjaväljal eelis tekitab ja eriti just kommertseelis tekitab see, ma arvan, tänasel turul on ebaselge. Seal kindlasti on mingid nagu võimalused, mis tõesti 10 aasta pärast, 7 aasta pärast me mõtleme, kuidas enne sai. Aga täna need asjad pole selged ja ma arvan, et see jutt, mida täna nagu, ütleme, mingi sellisel nagu tehnoloogia turul aetakse, et tuleviku sõjad on kõik unmanned ja AI põhised. Ma arvan, see on ikkagi nagu väga küüniline vale. Kunagi ei hakka olema, mitte ühtegi sõda pole maailmas kunagi alustatud selleks, et mingisugust arvutimängude võistlust teha või omavahel seal masinaid hakata puruks laskma. Sõdu peetakse ikka sellepärast, et sa tahad oma tahte teistele inimestele peale suruda. Et mingi selline tulevikusõjad toimuvad ainult arvutis. Sellel saab olema kindlasti oma komponent, aga see ei saa kindlasti sellisena domineerima, nagu seda üritatakse täna näidata ja seda üritatakse nii näidata, kuna see kannab seda kommertsnarratiivi peamiselt, mitte nagu seda sõjapidamise narratiivi. Ma muidugi ei ütle, et AI-l ei ole mingit rolli, vaid seal saab olema suur roll. Ta toob kindlasti tohutult palju innovatsiooni ja efektiivsust ja muud asja. Aga kus see täpselt materialiseerub, mina ei oska täna öelda. Täpsustan võib-olla siis küsimust, et võib-olla ma sain valesti aru, aga sellest infost, mis minuni on jõudnud, on see, et need droonid, mida Ukraina just kasutas, et 7 miljardi dollari eest kahju tekitada lennukite õhkulaskmisega Venemaal, et need olid AI poolt juhitud, need olid ise juhtivad, need reageerisid olukorrale vastavalt ette antud käsklustele. Miks? Samas, et me teame, et Venemaa ja Hiina on sama tehnoloogiat arendamas. Miks nad võiks seda sama asja teha näiteks Eestis? Muidugi võivad. Ja see on üks osa sellest probleemist, mida me üritame Frankenburgis lahendada, et mismoodi siis selle
mis on lahendus õhuohtudele, droonidele, vahet ei ole, kuidas me neid kutsume. Kui neid, võib-olla enne sõda me rääkisime, et potentsiaalselt võiks neid olla 10, siis nüüd on neid 100 000 või miljoneid isegi. Ja me valmistusime selleks, terve maailm valmistus selleks, et alla võtta 10 droone või 10 tiibrakette, siis nüüd ühtäkki võib olla neid 100 000. Ja ainus võimalus sinna jõuda on see, et need allavõtmise lahendused muutuvad ka odavamaks. Sest palju, ütleme, see kaitsetehnoloogia teravik on väga palju täna suunatud droonide peale. Uusi ettevõtted, mis arendatakse, investeeringud, kuhu lähevad, te kõik loete seda lehest ja vaatate sealt samast Twitterist. Miks tehakse droone, kus on lõhkapea peal? Miks kõik tahavad seda teha? Sellepärast, et keegi ei oska neid nagu normaalselt alla võtta, nad töötavad. Et selles mõttes on õige küsimus, õige koht, õige valupunkt, koht, kus nagu lahendust ei ole. Meie oleme enda missiooniks võtnud Frankenburgis, et me selle lahenduse välja töötame. Ja oleme selle asjaga juba päris kaugel, et varsti oleme tootmises ja turul ka. Nii, aga ma arvan, mu aeg on nüüd läbi ka. Slaidid lähevad edasi. Ma olen tagasi. Kogemata vaetasin. Sellisel juhul Kustile suur aplaus, aitäh!